Tere, kallid sõbrad, kallid külalised. Täna ma tahaks natuke rohkem rääkida tulevase ürituse kohta, mis toimub just selle nädalavahetusel, traditsioonilisel 27., 28., 29. toimuvad Sillamäe linna meredepäevad. See on väga traditsiooniline üritus, mis toob siia väga palju erinevat tegevusi, üritusi, üllatusi. Ja kui te teate, et kuna oli väga palju erinevat informatsiooniallikat, oli jagatud sotsiaalmeedias, oli linna koduleheküljel, et ka on väljas, et nüüd ma tahaks natuke rohkem nagu rääkida sellest. Et 27 on traditsiooniline selline noorte ja lapsepäev, et alustame nagu rongkäiguga, et siin nagu toimuvad erinevad meistriklassid kultuurikeskuse juures, erinevad tegevusi, mis nagu toetaks nagu selline linna hea tuju sellel päeval. Ja siis, et kui nagu rääkida nagu rohkem, mis nagu toimub järgmisel päevadel, 28. me alustame kell 11, et meil spordikompleksi juures ja kell 10, et meil nagu väljas on CEV tehnika näitus. Kell 11 alustame zumbaga, tulge kohale, nautige ja siis, et peale seda teevad etteastmed meie kohalikud spordiorganisatsioonid. Kell 12 toimub linnapea ja volikogu esimehe tervitussõnad. Ja siis peale seda toimub huvikeskuse ULI poolt meelelahutusprogramm ja paralleelselt töötavad ka erinevad meistriklassid. Ida-Virumaa Keskhaigla poolt ka infotelk, Karl Kerabi infotelk. Ja sellel päeval ka meil on kohal minisoo ja meil nagu teised partnerid. Näiteks, et meistriklassid pakuvad huvigrupp Phoenix, mis nagu tegutseb koos keskusega Sügis ja väga palju teised meie partnerid. Ja sellel päeval meil väga palju erinevad loosimised, kuna sellel aastal meil väga palju toetajad, kes nagu toetanud ja andnud erinevad auhinnad, kingitused, et mida me saaksime ka nagu loosida ja anda oma osalejatele. Ja paralleelselt, et meil ka nagu käivad korvpallvõistlused, võrkpallvõistlused, et saate ka nagu ennast proovida. Ja siis see programm nagu lõpeb orienteerivad kell 3 ja siis, et kell 4 algab programm Sillamäe kultuurikeskuse juures, kus ka peaesinejaks või headliner on Põhja-Tallinn, kindlasti tulge nagu kohale, siis tuleb ka nagu disko. Ja samal päeval 28. laupäeval meil 21.30 me kohtume jälle Sillamäe spordikompleksi juures, kus algab nagu registreerimine ja meil nagu tuleb öörattamatk. Kindlasti tulge, võtke kaasa kiver ja kõik kaitsevahendid ja meil on toimuvad erinevad etapid, üks nagu linna nagu rattasõit ja siis teine on Sillamäe Sinnimäe ja siis Sirgalasse, siis et 16 ja 36 kilomeetrit, et ja tulge kindlasti ja osalege aktiivselt. Ja siis 29. Sillamäe linnas toimub ka väga vahva pidu, et kuna see on nagu sünnipäev ja näiteks kell 11 on Sillamäe kultuurikeskus ja Sillamäe linnavalitsuse juures, kus on lava, on spordi olümpiamuuseum, teevad oma näitused ja meistriklassid, siin nagu töötab ka Phoenix, kultuuriseltsid ja väga palju teised tegevused. Ja kindlasti, et meie pea nagu esineja on ansambel Regat ja kindlasti tulge kohale, et meil ka nagu toimuvad erinevad loosimised ja üks nagu nende loosimisest, et meil tuleb Marine auto poolt auto 9 nädalaks kasutusõigus, seda ka saate nagu siis, et võita ja palju nagu teised erinevad sürpriisid ja erinevad üllatusi teie ees nagu ootavad. Ja kindlasti ma tahaks öelda, et pange nagu oma kalendrisse need kuupäevad 27, 28, 29, tulge kohale ja nautime ja tähestame koos Sillamäe linna meredepäevad ja 29. kindlasti tulge, et see on meie Sillamäe linna sünnipäev,
kus ka nagu antakse pirukad ja tähestame koos. Elagu Sillamäe linn. Aitäh tähelepanu eest!